Tere, mina olen Mart Kallas ja mina olen Tallinna volikogus EKRE fraktsiooni esimees ja lähme vaatame sisse. Maja on iseenesest vana, ta on 19. sajandi lõpus ehitatud, algselt ta oli eravalduses. Esimene korrus on valvelaud, trepist läheb üles siis volikogu kontorisse ja siin on fraktsioonid, siin on Keskerakonna fraktsioon, mis on kõige suurem, mis hõlmab tegelikult kogu seda nurka siin. Reformierakonna kabinetis tehti just suur remont, siin on Eesti 200, siin on meil Isamaa pisike kabinet ja siin on meie tagasihoidlik kabinet, see on Kadri töökoht ja siin me siis peame koosolekut oma väikse fraktsiooniga. Ja seal ma juhin tähelepanu, väga huvitav pilt on, mille kinkis meile Gert Kingo ja tema sai selle, kui ma õigesti mäletan, siis kellegi Kanada inimese käest ja see on aerofoto siis põhimõtteliselt Tallinnast. Ja siin on, Kadril on huvitav hobi, ta teeb nukumajasid või ma teeb majasid siin ja siin on meil fraktsiooni poolt Kadrile sünnipäeva kinks on martsipan tegelikult. Ja siin siis on koridori peal on meil infopunkt, siin on 2 nõupidamiste ruumi, siis on sisehoov ja siin on volikogud, kellel on paha halb komme suitsetada, siis siin on see suitsunurk igal juhul. Aga suitsunurgas tehakse suuri otsuseid. Suitsunurgas on üsna tegelikult väga huvitavad kõned olnud, aga esialgu veel, ütleme, linnavalitsus pole siin kukkunud, erinevalt Riigikogust. Ja siin on siis spetsiaalne lift ehitatud Savisaarele, et Savisaar kui ratastooli jäi, siis ta tuli siit kaudu sisse, siis ta tuli liftiga alla ja siin on ka lift, mis pandi Savisaare aegaks ennast. Meil on nüüd niimoodi, et meil läheb nüüd suvel läheb remondiks niimoodi, et me saame selle toa saame juurde. Ja siin läheb vahelt ära ja väidetavalt nii ta läheb. Nii, ja siin on nüüd siis volikogu esimees. Tere. Ei ole kedagi. Aga siin on väga kaunis disain. Ütleme, disain ongi see põhiline. Nii, ja siin toimuvad siis iseenesest meil eile oli siin revisjonikomisjoni istung ja siin toimuvad iseenesest komisjoni koosolekud. Komisjoni ruume iseenesest ei ole rohkem. Üks ruum on üleval ka, kus toimub rahandus ja siis on seal mingisugused muud komisjonid ka, milles ma ei osale. Siit saab rõdule, siin Tallinna päeval mängib orkester. Vaata neid põnevaid greife. Greifid on siis linnu ja lõvi leopardi vahepealsed olendid. Ja siin on siis viimased. Siin on ka vanad volikogu esimehed. Jaan Poska, kes Jaan Poska oli esimese eestlasena. Eestlastele võimu tagasi. Ja Maris Sild oli päris lühike istooria. Ei, kus juures ei olnud. 1 aasta on siin kirjas, 2003–2000. Oli vist siis, jah. Siin on niisama, et ütleme, istungite saal on, me lähme kohe edasi, siin on istungite saali, siis kui toimub vaheaeg või midagi, siis siin toimub mingisugune omavaheline mingi jutu ajamine või keegi tahab midagi rääkida kellegiga mingi niukust. Ja siin on siis teine nõupidamiste ruum, kus toimub siis need väiksemad komisjonid. Siin on rahanduskomisjon, mis iseenesest pikalt on ära jäänud siin ja vahest arva toimub ise. Miks rahanduskomisjon? Ma ei tea seda. Ja siin on siis istungite saal, et vastupidiselt Riigikogule, kui Riigikogus on niimoodi, et koosoleku juhataja poolt paremat kätte istuvad siis parempoolsed erakonnad ja vasakut kätte istuvad vasakpoolsed erakonnad, siis siin on risti vastupidi. Ehk siis siin on arvestatud kuidagi tagantvaatega. Nii et meie kohad, EKRE kohad on siin. Siin istub siis põhimõtteliselt fraktsioonitu Tõnis Mölder ja siit hakkab siis meie oma peale Raivo Põhjakivi, mina, Moonika, Harri Kingo ja Urmas Reitelmann. Ja siin on nagu nõunikute pingid, kus nemad istuvad
ikkagi jõuame siia, et küllaltki kitsas on saad ja kas õhupuudus? Ta tehti kitsamaks, sest vanasti kui ma õieti mäletan, oli 64 saadikut ja nüüd on praegu 79 ja siis pandi nagu laudu juurde ja siis ta läkski natuke kitsamaks iseenesest. No ja põhimõtteliselt hääletuspult on, eks ole, niimoodi, nagu ma arvan, nagu Riigikoguski, eks ole, küsimus, sõnavõtt, kõne, poolt vastu, erapooletu ja siis, kui on salane hääletamine, siis nooltega liigud selle kandidaatide vahel ja paned õige paika seal ja iseenesest. Seal on siis tehniline tugi iseenesest, kes teeb ülekannet volikogu tööst, iga volikogu istungit võib otse vaadata, võib järgi vaadata, kohe laetakse peale istungit, laetakse YouTube ülesse ja siin on siis volikogu esimehe koht. Siin on, ma kahjuks selle Kobelääni ajalugu ei tea, aga ma tean, et ta on üsna niisugune ajalooline ja väärtuslik. Siin istuvad siis põhimõtteliselt, selles tiivas istuvad siis kas abilinnapead, külalised, kui on ametnikud, eks ole, kellel mingi eelnõu on tegemisel. Ja erinevalt Riigikogust on näiteks on meie saadikutel küsimuse esitamise aeg ainult 30 sekundit. Monika tuligi Riigikogus, siis harjunud, eks ole, vähe pikema küsimise ajaga, et algust nüüd sissejuhatuse, mida sa tahad küsida, eks ole, nagu tausta. Väga mugav. Näed, siit saad üles tõsta teda ja... Oleks meil Riigikogus niimoodi. Ja allapoole või mida iganes.